Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled tagasi tulnud siia Romeo Seiklub kanalile. Vanad olijad juba teavad, kes ma olen, uutele tulijatele tere tulemast. Vaata kindlasti mõni vana video ära, et natuke aimdust saada, kes mina olen. Kus me siis praegu oleme tulnud? Me oleme tulnud Valgejärve äärde. See on Ellamaa ligidal Tallinnast, kui sõidavad Haapsalu poole. Ja väga-väga mõnus siukene väike looduskaunis koht. Ümberringi siin on rabad metsad, saad ujumas käia, siin on loodusõpperajad, vaatetornid, rabad, väga super koht. Vahepeal siin öösel on ka esimene lumi tulnud, aga väga-väga mõnus laupäevane hommik on, päike paistab, järv on ilus, peegelsile. Aga miks me siis siia tulnud oleme? Tulnud oleme sellepärast, et nimelt üks päev mulle helistas üks kolleeg ja ütles, et tal on mulle üllatus. Ja üllatuseks oli see, et ta tõi mulle Itaalia MRE, Itaalia 24 tunni toidupakk, mis on siis kasutusel Itaalia kaitseväelastel. Ja kuna on ilus hommik, mõtlesin, et mööda sõites selline ilus koht, siis vaatame, mis siin pakis on. Teeme kiirelt paki lahti, natukene tutvume sellega ja anname siis oma hinnangu sellele, et mis seal pakis on või on puudu või olema peaks. Aga jällegi, igal maal on oma toitumisharjumused, oma eripärad ja varasemalt ma ei olegi ühtegi Itaalia pakki või sellist asja näinud, et see on väga-väga huvitav ja hakkame vaatama, mis me sealt leiame. Ala ise on muidu siuke väike, taga on kemmerg, parkimisplats, lõkkeplats, katusalune ja sealt saad siis järve äärde. Aga läheme siis paki avamise juurde. Pakk ise siis selline suur kobakas on ikka väga raske. Ma arvan, see kaalub mingi siuke 1,5 kilo. Ja mis siin on siis? Forze Armate Razione Viverita Combattimento Modulo A. Ehk siis tegu on 24 tunni pakiga ja see koosneb siis hommikusöök, lõuna ja õhtusöök. Lisaks siin on siis mingi hunnik igasuguseid aksessuaare ka. Väga-väga suur pakk. Väga siuke huvitav. Mõned asjad siin valmis ka pannud juba ja sätime siis tagumiku sinna maha ja hakkame seda asja siin avama. Väljas on üsna mõnusalt krõbe ka täna. Siis vaatame, äkki siin on mingit siukest asja ka, mis aitab sooja sisse saada. Katsume selle paki lahti saada. Peab ikka noa appi võtma. Vaakumisse tõmmatud. 24 tunni pakk siis itaallastel. Katsun midagi selliselt niimoodi lahti võtta, et kui on asju, mida ei kasuta, siis saab pärast tagasi panna. Ja siin vist tundub, et ongi pakitud niimoodi, et kõik on eraldi karpides. Et hommikusöögikarp, õhtusöögikarp, lõunasöögikarp. Nii. Ehk siis hommikusöögikarp. Hakkame siit asju välja võtma. Nii. Mingid küpsised. See vist on see mingi kott. Ma vaatasin korra, et see on kuuma element, aga on lusikas, hambapasta ja 3 hambaharja. 3 hambaharja ja väike tuub hambapastat. Väga huvitav. Kohvi. Suhkur. Nii, millega siin tegu on? See vist on kõik on itaalia keeles, aga mulle tundub, et võib-olla tegu on mingi veepuhastustablettidega. Mulje jääb vähemalt. Nii. Kommid. Veel komme. Tunduvad siuksed ikka lutsukad.
no ma teadsin, lutsuka. Nii. See on mingi piimaasi vist. Ma ei tea, kondenspiim äkki või? Siin on tegu mingi, kas on šokolaad või? Jah, väike tahvel šokolaadi. Tikud. Siis on see põleti, selle teed lahti. Süütekuubik on ka siin kaasas 3 tükki. Ja siia siis saad, ma ei tea, mingi konservi kuumutada vist. Neid on siis kokku 6 tabletti. Hambark ja sool. Nii, mis te siis senimaani ütlete? Mina ütleks, et kui me siin Eestis metsa läheks selle hommikusöögiga, siis ma ei tea, pigem see hommikusöök siin tõmbab moti maha. See jah, vist on mingi kott lihtsalt, paberkott. No see on võib-olla prügi jaoks siis. Nii, ma tahtsin vaadata, mis see... Põhimõtteliselt kondenspiim tuubis, et seda vist tõmbad endale küpsise peale. Ma tean, et itaallastele väga meeldib siuke hästi kange kohvi ja siis kiire mingi magus asi kõrvale. See on nende kogu hommikusöök, üks saiake ja ma ei tea, jah. Ma praegu ütlen ausalt, et kui Eestis peaks hakkama siukse pakiga, siis mina küll ei tahaks metsa minna sellise toiduga. Nii, šokolaad. Maitseme kohe ära. Täitsa hea, piimašokolaad. Mingid küpsised. No see näeb juba saepuru välja. Selline leht. Okei, see on krõbe, aga täiesti maitsetu. Ei meeldi. Nii, ma kommid proovin natukene hiljem. Ja kondenspiim mulle üldse isiklikult ei meeldi. Ainult kohvi sisse vahest panen, nii et ma praegu ei hakka seda avama. Võtame järgmise asja. Nii. Tegu on siis lõunasöögikarbiga. Jälle siukses paberkarbis. Nii, siin juba tundub kohvi jälle. Need vastikuküpsised jälle. Mingid tortelliinid. Selle me maitseme ära. Lusikas, kahvel, salfrett. Võt, nüüd ma pean siit lugema, millega tegu on. Bran tablets. Ma ei teagi, mis asi see tähendab. Mis asi on Bran tablets? Okei, multivitamiin. Ehk siin on terve leht. Multivitamiine. Suhkur. See on mingi energiajoogi tablett. See on vist midagi sellist, nagu mäletate lapsepõlves, et tegid seda fantalaadset asja, võtsid oranžist tuubist selle tableti ja panid vette, hakkas kihisema. See vist on selline asi. Jälle need küpsised. Okei, need on erinevad vist. Siin on kirjas biscotto dolce. Siin on biscotto cracker. Okei, proovime seda ka siis. Veisekonserv. Ehk siis veiseliha tarretis. Okei. Ja see on siis puhvilja konserv. Siin on magustoit. No põnev. Ma kohe proovin siit ära selle küpsise ka siis. On põhimõtteliselt samasugune, aga lihtsalt kiri on peal teine. Jäle.
ütleme nii, et see pakk ei ole mind praegu väga veenanud, et see midagi erilist oleks. Muidugi, nagu ma ütlesin video alguses, siis inimestel on toitumisharjumused erinevad. Olles ise Prantsusmaal elanud, siis Prantsusmaal oli alati vendadel probleem, et miks ma söön hommikul omletti või putru või sellist asja, et see liiga raske. Samal ajal nemad jõid kohvi, tegid suitsu ja tõmbasid ühe saiakese peale. Et see oli kogu nende hommikusöök. Kahvel, lusikas, nuga, energiapatoon, jälle need samad küpsised, mis mulle ei meeldi, kohvi, suhkur ja juba tunnen, siit tuleb mingi kalalõhna, konserv on katki läinud. Jälle see energiapatoon või nii, tuunikala oliiviõlis. Ja tegu on siis minestrone supiga õhtusöögiks. Ma ei tea, natukene lahja tundub see. Jällegi meie mõistes, neil seal on ju soe. Aga ma ei tea, Eestis jääd hätta siukse asjaga. Nii, okei. Kuna mulle endale pasta ja siuksed asjad tegelikult väga meeldivad, siis ma arvan, et me proovime ära selle tortellini. Ja kuidas me seda proovime, siis võtamegi siit selle süütekuubiku. Ja paneme selle siia niimoodi küpsema. No, tomatilõhna on. Nii, tikud. Ei õnnestunud. Süütekuubik peaks tegelikult suht lihtsalt minema. Ei läinud. Ega tuleb seda ebaõnnestumist ka siia videole jätta, muidu on kõik liiga ilus, annab võib-olla vale siukse mulje ka edasi. Nii, nüüd läheb. Lihtsalt huvitav, kui kaua see niimoodi põleb siin. Nii. Mõtlen, et kui sa tahad seda siin soojendada, kuidas see peaks nüüd siin seisma. Endal kogemus puudub sellise põleti kasutamisega. Nii. Vaatame. Ma arvan, vajadusel paneme mingi teise süütekuubiku juurde. Salfreit on ka siuke ära kivistunud. Nii, ma jätan selle siia soojenema ja siis laseme ta keema ja maitseme üle. Mis vahepeal juhtus on see, et siin raskuse all see vajus sisse, see käis uppi, pool vedelikust pani minema ja voolas siia kõik maha. Ehk siis jällegi miinuspunktid selle asja eest, sest kui ma teeks need täiesti lahti, siis ma ei saaks ju seda konservi siia vahele panna. Praegu ta enam-vähem midagi püsib siin, aga jällegi väga ebapraktiline minu arust. See peaks olema natukese teise kujuga. Näiteks Prantsuse pakis on kõik toidud on siuksed piklikus konservis ja saad siia mõnusalt peale panna ja soojeneb. Aga see jällegi raskus vajutab selle alla. Sellised tortelliinid on sees. Ehk siis näete, nüüd jälle ajaga vajus siia. Aga samas, kui niimoodi panna, siis ta ju lämmatab tule ära. Ma ei teagi, mis see õige viis on. Mina tean, et see murtakse lahti, paned sinna ja siis asjad peale. Siin nagu väga veider. Tõenäoliselt selleks on parem viis, mida mina ei oska. Vahepeal panin siia ühe süütetableti ka juurde veel, et läheb äkki kiiremini soojaks. Aga selles variandis nagu toimiks, samas mulle vahepeal tundub, et ta lämmatab tule ära. Kindel ei ole. Aga
kuna ma ei leidnud ei paki pealt ega kuskilt, et millega tegu on, siis panin ChatGPT-sse, et millega tegu on. Ja tegu on siis mingite desinfitseerivate tablettidega, ehk siis sellega teed endale vee, tabletiga teed valmis vee, et asju desinfitseerida, aga juua seda ei tohi. Nii et võt oleks praegu õnge läinud. Sellega tohib ainult, ma ei tea, tahad mingit köögivilju või asju puhastada, et teed vee valmis ja sellega puhastad. See peaks ka kohe siin nüüd keema minema. Vahepeal on siis see tortellini all raguu mul siin soojaks saanud. Ja maitseme ära, siin veel süütekuubikud on, saad natuke käsi soojendada. Aga samas niimoodi vaadates, ega nad väga palju kuuma ei anna, et käsi on peaaegu vastu leeki. Mina ikkagi eelistan kas priimust või piirituse põletit või midagi, et palju kindlam. Nii, aga maitseme ära siis tortelliinid. Lõhn on hea, siuke hästi tomatine. Ei ole üldse halb, tahab soola juurde saada ja kohe panemegi, aga ma üritan siit näidata, et selline, nagu tortelliinid on, kes on pastat söönud, et pasta kastme sees. Aga teeme nõnda, et paneme natukene siia soola juurde, sest et ma arvan, sool teeb asja natukene paremaks. Praegu ta on siuke hästi tomatine maitse. Nii. Ma arvan, et aitab. Segame korra läbi. Nii. Muidugi nüüd on üks teine asi siit puudu. Oskate öelda, mis asi? Ma ütleks, et nüüd tahab pipar saada. Ütleme niimoodi, et ta on okei. Aga mitte midagi erilist. Ja nüüd, kui vaadata kalorsust, siis 100 grammi kohta on ainult 81 kilokalorit. Et jällegi meie Eesti mõistes, meie kliima kõige selle mõistes on üsna kalorivaene toit. Vaadata, siin on süsivesikuid ei ole väga, suhkrud on minimaalsed, proteiini ka ei ole väga, rasv ka minimaalne, et tegelikult üsna pläss oma koostisosadelt. Aga ta on okei. Väga kalorivaene. Kuna meil siin on talv ka tulemas, siis hästi oluline on see, et kui te lähete maastikule, see jällegi nüüd oleneb teie tegevusest. Kui teil on pikad päevad, palju käimist, siis on kindlasti tähtis see, et süsivesikuid oleks palju. Kui te passite niisama, siis peavad olema rasvad ja proteiinid tähtsal kohal. Rasv ju aitab meie kehasse talletuda ja kui kehal on energiat vaja, siis ta hakkab seda rasvast võtma. Et jah, Eesti mõistes ei ole kuigi hea pakk, aga jällegi, nendel seal on soe, nemad saavad seda endale lubada. Nii. Kahju, et älli siin ei ole, tervitan älli ka. Temaga oli hea neid konserve maitsta. Maitseme ära selle veiseliha. Lõõnab nagu kodus üks kassitoit, mida ma oma kassile annan. Ma arvan, mu kass oleks praegu õnnelik. Nii. Konserv nagu konserv ikka. Halb ta ei ole. Jah. Nagu ikka tarendunud liha ja ei midagi erilist. Leiva peal oleks väga okei. Nii. Tõmbame selle puhtaks. Ja mis siin on siis? Pirnid, viinamarjad, ananass. Maitseme siis selle puuvilja asja ära. Nagu puuvilja supp ikka ulvivad siin siirupi sees. Hea magus. Vaatame korra toitaineka üle.
100 grammi kohta siis 66 kilokalorit, millest 15 grammi süsivesikuid. No okei, see on juba siuke mingis mõttes kasulik asi, et tõmbad selle endale kinni koos küpsistega, kui sul on kiiret energiat vaja. Aga ellujäämise võtmes jälle ei midagi erilist. No olgem ausad, kas annab üldse puuvilja konservi valesti teha? Ma sügavalt kahtlen. Puuviljad on alati head. Siin nad on mingi oma siirupis ka. Okay. Nii, ma seda minestrone suppi ei viitsi hakata siin keetma. Selle ma annan mõnele naabrinaisele ära. Võtame siit selle energiabatooni. Natuke sarnane nagu seal Poola pakis oli, kui me hälliga maitsesime. Tugev pirni maitse. Teise pealt näeb seda kalorsuse infot natukene paremini. Jah, siin on juba rohkelt süsivesikuid, et jälle, kui vaja, saad siit kõik endale kätte. Nii, mis meil siin veel proovimata on? Kommid. Proovime kõigepealt ühe kommi ära. Aga see on vist marmelaad. Luitsu kommale. Minu jaoks liiga magus. Ja teine, miks ma arvan, et on sama? Okei, see on maitse poolt parem. Aga jälle mitte midagi erilist. Nojah, ega need küpsised ei olnud suurem asjad, siin kohvi ma ei taha, sest ma juba hommikul jõin. Üritan natukene piirata endal seda kohvi tarbimist. No šokolaad. Šokolaad ei vea ka kunagi alt. Minu arust täiesti okei. No vot, sõbrad, mis ma siis selle paki kohta oskan öelda? Suuresti siin ei olnud mitte midagi erilist ja okei, ma saan aru ka, et see tõenäoliselt kohe kindlasti meie kliimasse ei sobi, aga jällegi vastavalt nende kultuurile ja kõigele tegemistele, nende jaoks on see okei. Muidugi oleks hea küsida mõnelt Itaalia sõdurilt arvamust, et kuidas tema selle pakiga rahul on. Aga jah, mis mulle meeldis on see, et siin oli 3 karpi, kõik eraldi pakitud, et järjest läksid hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök. Et järjest saad võtta, ilusti pakitud. Muidugi pakk ise oli suur, robustne ja raske. See põleti seal võib-olla ma ei oska kasutada. Üldiselt ikkagi ma olen näinud, et tehakse lahti, pannakse asjad peale. Prantsuse pakiga vähemalt oli niimoodi. Ja toimib. Siin aga nagu vajus raskusel kokku, kukkus ümber. Ja pärast, kui ma selle kokku vajutasin, siis minu arust see leek eriti enam sooja ei andnud, nagu põles, aga samas ei tulnud õhku peale, panid käe enam vähem sinna ligi, tundsid kergelt sooja ainult, et nii ja naa. Et ma olen jah jätkuvalt seda priimuse ja gaasipõleti ja kõige selle usku või siis üldse elaval lõkkel teha toitu. Aga see selleks. Jah, see pakk mind väga ei veenanud praegu. Olen siin erinevaid neid pakke teile nüüd testinud, toonud, näidanud ja on kõvasti paremaid pakke olnud. Aga jällegi, mul on väga hea meel, et mu kolleeg mulle selle tõi, suured tänud talle selle eest. Huvitav on ikka neid avada, testida, vaadata, aga senimaani ma olen ikkagi arvamusel, et meie Eesti kaitseväe toidupakid on ikkagi number 1. Või siis on lihtsalt jällegi see, et ma olen sellega nii harjunud ja lihtsalt meil on seal kõik siuksed asjad olemas, mida sa nagu tahaksid. Eks mingi puudujääk on seal, et
küpsiste asemel võiks leib olla aga noh, tõenäoliselt need kunagi ka tulevad, kui see info siis vastavate inimesteni jõuaks ka. Ma ei tea muidugi palju ajateenijad või keegi tagasisidet teevad või tegevväelased, et nemad oskavad selle peale võib-olla paremini vastata, et kas nad on teinud tagasisidet selles osas. Aga noh, nii palju kui ma tean tutvusringkonnas, kes on ajateenistuses käinud või kes on tegevväelane, et siis nemad ostavad ise endale toidu kaasa, et põhiline ikka mingid nuudlid ja konservid ja leiba ja suitsuvorsti, et see on niisugune hinnas kaup seal. Vot sedasi. Selline oli siis Itaalia 24 tunni pakk. Vot selline see video meil siin täna sai siis looduskaunis kohas. Mis ma teile siis soovin? Soovin seda, et olge terved, minge võimalusel ikka loodusesse jalutama. Ärge laske võimust võtta kurbusel või stressil, mida see all ilm meile siia väga palju tekitab. Leidke igas päevas midagi head ja jätkame koos teiega siis seiklusi. Mis meil siin vahepeal on veel juhtunud, on see, et meid on siia kokku saanud juba üle 2400, mis on minu jaoks väga uskumatu number, sest et kui ma hakkasin neid videosid tegema, siis minu eesmärk oli see, et nii kauaks, kui ma siin maailmas eksisteerin, siis tuleks kuidagi seda kõike ka talletada. Ja kuna mulle meeldib väga palju reisida ja looduses käia, siis ma olen otsustanud, et kõik see tuleb linti võtta, et me kunagi ei tea, palju meile kellegile siin maailmas aega on antud. Ja tulevikus lapsed, sugulased, kes iganes, et kellele kunagi need videod ka edasi pärandan kuskil kõvaketastel, et siis neil on iga kell hea vaadata, et mis aastal kuskil ma seiklesin ja tegin, et see on minu mõte olnud. Aga teid on siia kogunenud üle 2400 ja minu jaoks on nii äge number ja väga palju ägedaid inimesi, kes mind jälgib, et suur aitäh teile kõigile selle eest. See tähendab minu jaoks väga palju. Ja omalt poolt ikkagi statistikat ka jälgin, et väga palju on inimesi, kes ei telli minu kanalit. Et kui teil ei võta tükki küljest ära, siis ma väga palun teid, pange subscribe nupule väike klikk ja kindlasti likeige igat videot ka, et see aitab mind väga palju minu eesmärkide ja tegemiste suunas. Nüüd aga järgmises videos, mis me võiks teha, on see, et väga palju on teid hakanud mind jälgima Instagramis, tuleb igasugu küsimusi vahest nende story'de asjade peale ja mingis mõttes ma olen natukene laisk inimene, et hakata kogu aeg eraldi kõigile jälle oma elulugu seal kirjutama või tegemistest, asjadest. Et lepime nõnda kokku, kui teil on mingid küsimused, kirjutage siia video alla. Ja järgmises videos siis läheme kuskile looduskaunisse kohta, jalutame natuke looduses ja ma vastan siis teie küsimustele, et mis teid huvitab minu kohta, elu, tegemiste, reiside, matkamise, mille iganes kohta. Et jätke küsimus video alla ja siis ma vastan sellele. Vot, aga näeme teiega siis juba järgmises videos. Olge mõnusad ja ootan teid uuesti siia videosi vaatama. Tšau!